Sest enne 27. oktoobrit võib ees oodata poliitiline raputus. Juudi päritolu endine politseikomandör võib peadi saada Araabia islamistliku partei teiseks kandidaadiks. Väidetavalt valmistub erakonna Yesh Atid parlamendi liige Yoav Segalovitš oma parteist lahkuma ja kandideerima koos Mansour Abbasi raamiga. Ariel Lapidi Yesh Atid ühines endise peaministri Naftali Benneti juhtimisel, et moodustada paremtsentristlik ühisnimekiri. Ja kuigi ta juhtis 2021-2022 valitsust, kuhu kuulus ka Raam, ütleb Bennett, et tema järgmine valitsus hõlmaks pärast 7. oktoobrit ainult sionistlikke parteisid. Oodatakse, et Segalovitš kohtub Abbasiga pärast järgmisel nädalal puhkuselt naasmist, et samm lõplikult kokku leppida. Ja kui see edasi liigub, saaks temast Raami esimene juudi päritolu Knesseti kandidaat, kuna Abbas püüab muuta partei laiemaks juudi-araabia poliitiliseks jõuks. Raam on ajalooliselt olnud Araabia islamistlik partei, kuid kas juudi kandidaadi lisamine võiks suurendada selle atraktiivsust juudi valijate seas või võib see hoopis võõrandada mõningaid Araabia valijaid? Võib-olla, aga Nicole, mis seda motiveerib? Ja see ongi kõige huvitavam osa sellest ning ka kõige lihtsamini valesti mõistetav. Segalovitši parteisse toomine ei ole tegelikult mõeldud selleks, et saada juudi hääli. See on mõeldud Araabia häälte saamiseks. See on keegi, kes ise küll rangelt võttes ei tule vasakpoolsest leerist ega ka mitte Iisraeli äärmusvasakpoolsusest, on potentsiaalsete Araabia valijate seas äärmiselt populaarne. Mansour Abbas, Zmani Israeli veebilehe andmetel, viis Mansour Abbas läbi küsitluse Araabia valijate seas, andes neile nimekirja 5 või 6 juudi poliitikust ja küsides, milline neist oleks teie jaoks kõige atraktiivsem kandidaat. Ja kuigi see oli 5 või 6 inimese nimekiri, Segalovitš sai 75% häältest. See on mõeldud Araabia häälte saamiseks. See ei ole mõeldud juudi häälte saamiseks. Ja miks ta nii populaarne on? Sest ta oli juhtiv tegelane Iisraeli politseis ja teda seostati kõige tõhusamana nii politseis kui ka valitsuses Araabia sektori vägivaldse kuritegevuse vastu võitlemisel. Ja isegi seoses poliitiliste ja geopoliitiliste küsimustega Iisraeli-Palestiina konfliktis on just kohutava vägivaldse kuritegevuse probleem Araabia kogukondades paljude nende valijate jaoks põletav teema. Ja nad nägid seda, mida nad peavad Segalovitši tõhususeks selle vastu võitlemisel. Ja just sellepärast on ta keegi, kes võiks aidata saada Araabia hääli, kui Raam võistleb teiste Araabia parteidega. Ja see puudutab palju vähem juudi häälte saamist. Nüüd Mansour Abbas ütleb, et loodetakse, et see muudab Raami ühel või teisel viisil teistele parteidele koalitsioonipartnerina vastuvõetavamaks. Ma ei usu, et sellel oleks suurt perspektiivi. Need parteid, olgu see siis Naftali Bennett, olgu see Gadi Eisenkot, parteide juhid või teised on oma seisukohtades Raami suhtes kindlalt kinnistunud. Ja ma ei usu, et juudi kandidaadi paigutamine isegi teisele kohale, isegi nii lugupeetud inimese nagu Segalovitš muudaks midagi, mis on nende parteide jaoks väga kindlalt juurdunud seisukohad. Aga araablaste häälte saamise osas arvab Mansour Abbas, et see võib olla tõhus. Kuigi sul on õigus, Nicole, on mõned toetajad, kes kahtlevad, kas see on õige samm. Aga Abbas loodab, et selle kaudu tuuakse tegelikult palju rohkem inimesi kaasa. Amir, kas sa saad täpsustada, mida Owen siin ütles? Nii paljud erakonnad on puhe alguses keeldunud liituma uue valitsusega, kus on ka Araabia partei, või vähemalt öelnud, et nad liituvad ainult sionistliku parteiga. Kui Raami parteis oleks nüüd ka juudi parlamendi liige, kas see võiks kellegi meelt muuta? Mul on hea meel, et saan Oweniga mitte nõustuda, sest muidu oleksin ma olnud üleliigne. Mitte kunagi. Nüüd sa ei kutsu mind enam kunagi oma saatesse. Owenil on taktikalises mõttes õigus. Aga Mansour Abbas mõtleb strateegiliselt. Ta ei tee seda selleks, et saada rohkem Araabia hääli või lihtsalt rohkem hääli. Mida ta üritab teha? Ja Segalovitšil võib-olla on sama vaim. Ta tahab, et Segalovitš oleks inimšild. Me oleme selles sõjas rääkinud inimkilpidest. Segalovitšil on potentsiaal. Võib-olla on tema ainus, kellel on potentsiaal olla inimsild. Mitte ainult Iisraeli või suurema Iisraeli ühiskonna ja Araabia kogukondade vahel, vaid ka umbes 60 või võib-olla 59 Knesseti koha vahel, mis jääb enamuses puudu ja nende 5 või võib-olla isegi 8 koha vahel, kui nad peaksid liituma, mis olid seni tabu. Nüüd, kui Segalovitš on seal ja ta on nende kandidaat näiteks avaliku julgeoleku ministriks, Netanyahu või teised ei saa teda kujutada kui ametikõlbmatut. On ilmne, et tema on loomulik kandidaat.
nii et kui see läbi läheb ja Abbasil on kasulik näidata, et ta on tõsine. Abbas näidataks kui alkeemikut, sest ta teeb puhtast õhust kulda. Hästi, te mõlemad annate midagi huvitavat, mida oodata ees olevatel valimistel, mis pole kunagi igav aeg. Amir Oran ja Owen Alterman, aitäh, et olite minuga i24 Newsi stuudios. Aitäh! Nicole,